Ja aitäh, härra juhataja. No energeetikast on täna palju räägitud ja jätkame. Jaanuari elektriarved käes, inimesed on šokis ja täitsa põhjendatult, sest Eesti energiapoliitikas on otsused viimastel aastatel olnud sellised, et nende otsuste kibedad viljad pididki varem või hiljem valusalt inimestele tuntavaks saama. Ma ütleks, et viimane mõistlik otsus Eesti energiapoliitikas oli see, kui 2019. aastal toonane rahandusminister Martin Helme seadis Eesti Energiale omaniku ootustes nõude, et tuleb tagada põlevkivist elektri tootmise võimekus vähemalt 1000 megavati ulatuses. Ja see ei olnud oluline mitte ainult selles võtmes, et meil oleks piisavalt tootmisvõimsusi, vaid ka selles võtmes, et põlevkivi kaevandamine ja sellest elektri tootmine üldse jätkuks. Aga sellele on järgnenud ridamisi otsuseid, mis on meid lõpuks tänasesse olukorda toonud. Kõige märgilisem neist on vast 2022. aasta sügisel vastu võetud energiamajanduse korralduse seaduse muudatus, millega võeti eesmärgiks toota Eestis juhuelektrit 100% tarbimismahu ulatuses. Ja ma arvan, et väärib meenutamist, et selle otsuse tõi meile koalitsioon, kuhu kuulusid Reformierakond, Isamaa ja sotsid, ning toona avaldasid sellele eesmärgile toetust ka värskelt opositsiooni saadetud keskerakondlased. Ainsad, kellel jätkus tervet mõistust sellele vastu hääletada, ja siin ka põhjendati seda kõnedes, miks, olid EKRE fraktsiooni liikmed. Aga nüüd, kus need valede otsuste tagajärjed on kodanikud vihale ajanud ning valimisteni on jäänud aasta, hakkavad nende valede otsuste tegijad siis meile rääkima, et milles see probleem justkui on. Mario Kadastik, peaministri erakonnakaaslane, tegi Facebookis postituse, mille ta lühidalt kokku võttis nii, et kui sa suudad ise juhtida oma tarbimist, siis võta börsipakett, kui ei, võta fiks. Kui jääd siiski börsile, arvesta, et pead suvel panema raha kõrvale. Ja kolmandaks ütles, isegi fiks paketiga võib tulla arve suur, kui on elektribaasil küte ja talv on erakordselt külm. No sellega seoses ma tahaks öelda mõned asjad, et esiteks see jutt sellest, et vali õigesti paketti ja siis tegele sellega, et kas fiks ja siis maksa suvel, ütleme, turuhinnast üle või siis võitle seal börsil ja juhi oma tarbimist, tee süüa öösel näiteks ja nii edasi. Et see tegelikult ei tegele põhiprobleemiga, et meil nagu kogu süsteemi kulu tuleks vaadata aasta lõikes, kuhu sisse jääksid kõik aastaajad ja siis tuleks vaadata, et kas riiki juhtides ja energiapoliitikat tehes on tehtud otsuseid, mis seda kulu mõistlikul tasemel hoiavad või vastupidi. Ja mis puudutab siin nüüd kõike seda väike tootmist ja tarbimise juhtimist, siis füüsikadoktor Kadastik on oma kasust pimestatuna ilmselt unustanud sellise lihtsa majandusliku kontseptsiooni nagu mastaabiefekt. Et me nagu kuidagi oleme jõudnud oma juttudes sellise majandusmudelini, et kõige paremad lahendused riiklikul tasandil on need, millesse tuleb kõvasti maksumaksja raha peale valada ja siis lisaks tuleb inimesi kutsuda veel erinevate väikeste lahendustega võrgus osalema ja et siis justkui läheb kõik soodsamaks. Ei lähe, vastupidi, kogu energiasüsteem läheb kallimaks. Ja minu arvates võiks mõni sotsiaalteadlane, doktorant võtta modelleerida selle täiendava kulu, mis lisaks otseselt kallist elektri hinnast tekkivale kulule tekib sellest, et kõik inimesed ja ettevõtjad peavad lisaks põhitegevusega tegelemisele tegelema ka elektri küsimuste lahendamistega. Aga tuleb juurde ka värskeid energeetikuid siin aasta enne valimiste saabumist, et Anti Allas kirjutas siin Postimehes ja Anti, kusjuures, kes siin sotsidega koos on eesrindlikult kogu aeg hääletanud kõigi eelnõude poolt, mis juhu tootmist võrku juurde toovad, seda soodustavad ja nii edasi. Nüüd ma vaatasin Facebookis, Anti ütles, et pagan, midagi on valesti, oleks vaja ikkagi seda juhitavat kraami rohkem. Mõnes mõttes positiivne, kui inimesed võtavad mõelda asjad üle. Võiks mõelda nende asjade üle siis, kui eelnõud hääletusele tulevad ja siis õigeid otsuseid seal teha. Aga asi seegi. Aga nüüd muidugi Anti võimet sellest asjast aru saada või süveneda näitab see selline kokkuvõttev asi, et kuidas siis peaks asja parandama. Tuleks luua lisakiht, milles siis elektriturule, mille selgrooks oleks pikaajalised tarnelepingud. Enamik energiat müüakse ette fikseeritud hinnaga näiteks aasta kaupa. No tule taevas appi, see võimalus on ju täna ilusasti olemas. Tee fiks hinnaga leping ja ongi olemas, ega see elu kuidagi paremaks ei tee. Ma palun 3 minutit lisaaega.
3 minutit lisaaega, palun. Nii et veel kord, et probleem ei ole tegelikult selles, et palju konkreetses kuus või kui et jaanuar tuleb selline ilus ja talvine, nagu see jaanuar on olnud, et meil siin püüab nüüd energeetikaminister ja täna ka peaminister rääkida, et erakordselt külm jaanuar oli. Ta nii erakordselt külm ei olnud, et tõesti võib-olla paar jaanuarit olid siin soojad, aga alles mõni aasta tagasi oli veebruar küllaltki erakordselt külm, oli -20 ja 25 kraadi seal mitu nädalat järjest, nii et midagi erakordset selles jaanuaris ei ole, erakordselt rumalaid otsuseid on tehtud järjepanu energiapoliitika kujundamisel. Ja et see jääks lihtsalt kirumiseks, siis mõni mõte lõppu, et mida võiks teha. Kasutame põlevkivi. Meil on veel jätkuvalt olemas nii oskused teadlaste tasemel Tehnikaülikoolis kui ka tegev töötajate ja juhtide tasemel Eesti Energiakontsernis, et mina ütleks, et mitte ainult, et vaatame, et meil olemasolevad võimsused oleks hästi hooldatud ja töötaks, aga minu arvates võiks korralikke uusi põlevkivienergiablokke juurde luua ja kui siin peaminister demagoogiliselt kogu aeg ütleb, et näete, et Auvere on uus, aga ikka ei tööta. Auvere puhul on väga laialdaselt teada, et meie enda energeetikute nõuandeid ei kuulatud ja loodeti mõnes mõttes kirvega kurge püüda. Arvati, et kui võtta kivisöejaam ja hakata sinna põlevkivi sisse ajama, siis kõik töötab hästi, kuigi inimesed, kes asjast aru said, hoiatasid, et ei tööta, et enne tuleks teha vajalikud kohandused. Nii et Auvere selles mõttes hea näide ei ole, et peaminister siin püüab väita, et pole mõtet uusi lahendusi ehitada, nii ei tööta. Ja tuumaenergeetika arengutel võiks kindlasti silma peal hoida. Teada olevalt Kanadas praegu 300 megavatist sellist, keskmise suurusega tuumajaama ehitatakse. Mina hoian pöialt, et see saadakse kenasti valmis ja hakkab elektrit tootma ja õigustab ennast. Ja sellisel juhul tuleks ka Eestisse neid 300 megavatiseid blokke 2-3 tükki kindlasti ehitada, aga enne seda võiks meil olla seda põlevkivi tootmisvõimsust mingi 1400-1700 megavatti. Siis me muutuks tagasi elektrienergiat eksportivaks riigiks ja sellisel hetkel eksportivaks, kus selle eest saaks ka raha teenida. Siin Andres Sutt unistab sellest üleliigse tuuleenergia ekspordist, kui ekspordile tuleb peale maksta või siis seda nulliga nii-öelda müüa. Selline eksport kasulik ei ole. Nii et tervet mõistust energeetika otsuste tegemisel ja siis peaministrile veel kord, et enne seda peaministri karjääri lõppu tee pööre ja proovi teha mõni mõistlik otsus. Aitäh!